Tšau! Mõnusat uut alanud nädalat. Nii tore sind taas siin näha. Olen täna tulnud siis siia metsa nautima seda päikest ja seda kevadet. Ja kõigepealt tahangi öelda, et väga ootan sind 1.–3. mai Hiiumaale teadliku eemaldumise retriidile. Seal saab siis kakaotseremooniat, saab minu massaažiteraapiat, saab hommikusi joogasid ja muidugi ka Annika Allikmäe ebatavaliselt elusa elu. Siis selline loeng, et jaa, väga ootan sind, arvan, et see tuleb ülimalt vägev. Et 1. mai on siis vaba päev ka. Et ja tänaseks teemaks ma võtsin sellise huvitava siis meeldetuletuse. Et kõik ju teavad, et hästi oluline on hoida enda lähedasi, saada kokku enda perega, suhelda, hoida enda sõpru ja küsida nagu päriselt inimeste käest, et kuidas sul läheb ja päriselt huvituda sellest. Et ja siis täna teekski sellise väikese praktika, et jagaks lihtsalt seda armastust, mis on sinu sees ja ühiselt jagades võimendub nagu veelgi. Et ükskõik, kus sa praegu oled, võid korraks istuda, võid minna ka pikali ja panna korraks silmad kinni. Hingata sügavalt sisse ja välja. Sisse ja välja. Jälle sisse. Keskendudagi ainult hingamisele ja välja. Ja iga välja hingamisega mõelda sellele, kuidas su keha lõdvestub. Ja tunneta, kuidas välja hingamisel on ka selline soojus, mis aitab lõdvestuda. Ja tunne, kuidas kogu su keha lõdvestub. Lõdvesta oma varrupad, oma jalalabad, sääred, reied, puusapiirkonna. Kõhu, rindkere, käed, kaela ja pea. Tekib justkui tunne, nagu keha piirjooned hakkavad kaduma. Ja nüüd tood oma tähelepanu südame piirkonnale. Ja ütled talle ärka. Ärka.
Tunneta peopesades selliseid energiapalle. Ja nüüd võta endale üks kallis inimene ning saada talle selline armastuse kiireke. Võta keegi järgmine. Ja saada temalegi see kiireke. No võta ka keegi kolmas. Saada temale ka see kiireke. Ja nüüd too tähelepanu tagasi enda südame juurde. Vaata, kuidas südames on juba nii palju rohkem energiat. Ja kuidas peopesad on läinud veelgi soojemaks. Ja nüüd tänaseks päevaks jäägi sellesse energiasse. Ja kõik meie lähedased on nii olulised ja igaüks avab meis selle armastuse uue nurga. Ja nii tore. Nii tore, et leidsid selle hetke enda jaoks. Ja igal juhul siis ka likeige ja subscribe'ige, et olla kursis uute tegemistega, mis siis nüüd Ayara kõik tegema hakkab. Ja kes ei näinud, siis Naised teavad saade Kanal 2 saab ka järgi vaadata. Et teises episoodis käidi siis ka Ayaral külas. Sain jagada mõningaid nippe emadele unetuse osas. Ja olete kõik väga oodatud teraapiatesse. Kolmapäeviti hetkel on ajad vabad ja näeme peatselt. Tšau!